Tere tulemast vaatama videoseeriat Finantsvabadus kinnisvaraga. Mina olen Peeter Pärtel ja see on esimene video 3. Nii et alustame. Ja esimene teema, kust me pihta hakkame, on see, et mis asi on üldse finantsvabadus. Mõni aeg tagasi ma palusin abi, et kirjutada mõned artiklid finantsvabaduse teemal. Ja siis need artiklid, mida mulle tellimuse peale kirjutati, olid nagu väga kaugel sellest, kuidas mina sellest finantsvabadusest aru saan. Aga finantsvabaduse ma võiks liigitada niimoodi 3 tasemeks. Esimene tase minu jaoks on see, et kui see passiivne tulu on suurem kui kulutused, ehk siis passiivne tulu, ükskõik millest, katab ära siis minu igakuised kulutused. Teine tase finantsvabadusest oleks see, kui passiivne tulu katab 2-3-kordselt ära minu igakuised kulutused, mis tähendab seda, et mul jääks lisaks kulude katmisele ka raha üle, et seda uuesti investeerida või siis mingisuguseid ootamatuid kulusid katta. Ja 3. tase, siin on päris suur samm edasi, oleks siis see, et kui see passiivne tulu oleks juba 100 000 pluss eurot kuus, ehk ma võiksin ennast lisaks sellele, et öelda, et ma olen jõukas, mis on sisuliselt see esimene tase, vaid võiks öelda ka, et ma olen juba rikas inimene. Täna seda videot tehes olen mina siin esimesel tasemel, ehk mul on passiivne tulu, mis on suurem kui minu kulutused. Aga minust pikemalt räägime järgmises videos. Aga mis asi on üldse see passiivne tulu ja kus kohas seda saab? Võiks siis järgmiseks küsida. Ja passiivne tulu on selline tulu, mida sa saad siis ilma täiendavat olulist ajalist panust tegemata. Ja miks ma selle olulise sõna siia juurde panin, et tihti inimesed kujutavad ette, et on olemas passiivne tulu ja see ei pea mitte kunagi mitte midagi selle jaoks tegema, et see tulu kätte saada. Ja isegi kui see on nagu väga passiivsetest allikatest ja sa oled keegi teise kätte ja usaldanud, kes need asjad ära teeb, siis aeg-ajalt ikkagi sa peaksid nagu üle vaatama või kontrollima. Aga passiivne tulu on siis see, et see ei tee olulist ajalist panust. Vastand sellele oleks siis aktiivne tulu ja kõige enam levinud aktiivse tulu teenimise variant on siis palgatöö. Ja see käi siis 8-5 või mis iganes muudel kellaaegadel tööl ja teed 168 tundi kuus tööd ja tihti ka veel ületunde. Aga passiivne on siis selle vastand, ehk sa seda ei tee, aga aeg-ajalt natukene võib-olla peab ikkagi asjaga tegelema. Ja kus kohas seda passiivset tulu siis saab? Et siis suures pildis on 4 varianti, kindlasti on veel mõni, aga näiteks aktsiad ja ainult nendest aktsiatest siis, mis dividende maksavad. Ehk minu tuttav Jaak Roosaar näiteks räägib Tallinna Vee aktsiatest päris palju ja ütleb, et sealt saab normaalselt dividende iga aasta. Siis võlakirjad, laenud. Päris palju inimestele veedib näiteks ühisrahastuse kaudu laenu anda teistele inimestele ja sealt tuleb intress. Ja võib olla veel autoriõigused. Ehk et sa teed minna asja valmis ja annad litsentsi kellelegi. Näiteks kirjutad raamatu ja siis mõni kirjastaja maksab sulle siis litsentsitasu, tehes siis ära kogu selle levitamise töö. Nüüd, ja minu lemmik on ikkagi kinnisvara ja kinnisvarast siis saab üüritulu. Ja miks see kinnisvara ja üüritulu minule just kõige rohkem meeldivad, on see põhjus, et see on kõige stabiilsem passiivse tulu allikas. Ja selle stabiilsuse loob siin kontroll. Ehk see on ainuke nendest eelmisest 4, mida sa saad ise kontrollida. Sest kui me ostame aktsiaid, siis me sisult anname kellegi teise kätte raha. Kui ma ostan Tallinna Vee aktsiat, ma annan Tallinna Vee juhtkonna kätte see raha, ütlen, et te teate minust paremini, mida sellega peale hakata. Ja samas siiamaani on näidanud häid tulemusi, aga me kunagi ei tea. Ehk ma tegelikult pean usaldama neid. Ja suhteliselt, ma ütleks pimesi ikkagi. Siis, kui rääkisime laenude andmisest, näiteks läbi ühisrahastuse, siis enamus nendest laenudest ei ole seal tagatud mitte millegiga. See tähendab seda, et ma annan laenu kellelegi eraisikule ja kui te ei taha maksta, ta kaob ära, siis ma ei saa mitte midagi tagasi. Ja isegi seal kinnisvara tagatisel laenude andmisel peab alati vaatama, et mis asi see on, et kas seal on siis tagatis või sa oma kapitali investeerid. Ja sul tegelikult ei ole kontrolli, ehk sa jällegi pimesi usaldad seda portaalipidajat või seda vahendajat seal. Ja autoriõigustega, jah, kui sa kirjutad hea raamatu, siis on kirjastajad, kes seda levitavad ja kes teevad reklaami ja nii edasi. Aga enamus autorid saavad ikkagi väga vähe autoritasusid ja autorid endiselt peavad tegelikult ära tegema selle töö ehk kohtuma lugejatega,
olema niisuguseks avalikuks läheks juba pidama blogi, tegema muid aktiivseid tegevusi, et üldse keegi teaks, et nad olemas on. Ehk et see autoritasu on jah passiivne, aga mis sinna juurde tuleb kõik teha, võib olla vägagi aktiivne. Aga kinnisvara puhul, kui ma ostan korteri Tallinnas, näiteks mida mina olen teinud oma elus korduvalt, siis ma kontrollin esiteks seda, mis korter see on. Teiseks ma saan kontrollida seda, kuidas seda renoveeritakse. Siis ma saan kontrollida seda, kellele see välja üüritakse. Ja siis ma saan iga kuu vaadata üle laekumisi, et kas laekumised on tulnud või paluda kellelgi teisel teha seda. Ja kui ei ole tulnud, siis ma saan kohe informatsiooni, saan teha kõne ja uurida, mis värk on. Ja paluda makleril jälle uue inimese leida. Nii et seal on tegevust, võib öelda, et iga kuu mõni tund, aga see on üsnagi passiivne, kui võrrelda seda palgatööga. Aga sellest väikesest tegevusest tuleb ka siis kontroll selle üle. Ja järgmises videos ma siis räägingi sulle pikemalt enda loost. Räägin sulle, kuidas ma saavutasin finantsvabaduse sisuliselt 5 aastaga ja seda peaaegu ilma enda rahata. Ja miks ma seda tegin ilma enda rahata? Põhjus on väga lihtne, mul lihtsalt ei olnud raha, millega alustada. Ja võib-olla sa oled sarnases seisus, võib-olla sul on teine probleem, sest täna on palju rohkem neid inimesi, kellel on liiga palju raha ja nad ei tea, kuhu seda panna, et see midagi juurde teeniks. Aga sellest juba kõigest järgmises videos. Ja ma loodan selle saate sulle paari päeva pärast. Nii et kui sa saad mult järgmise kirja, siis ava see ja vaata. Nii et kohtumiseni järgmises videos.